keskmise suurusega 51 kuupsentimeetrine retrosaag. Tervitan, lugupeetud televaatajad, ja töö läheb edasi. Nagu näete, tööd enam palju järgi ei ole, siin ainult mõned jämedamad oksad on veel jäänud tükeldada. Mis töö siin käib? Seda näeb saatesarja eelnevates osades. See siin on saatesarja 4. osa algus. Ma selle saatesarja käigus siin teen tööd nende 4 mootorsaega ja võrdlen neid omavahel. Et siin mul eesmärk ei olegi võib-olla välja selgitada nendest mootorsaagidest kõige parem, vaid näidata, missugused on erinevused mootorsaagide vahel. Ja kõige selle käigus nagu selgub ka, et mis on mootorsaagide puhul oluline ja mis nii oluline ei ole. Möödunud osa lõppes sellega, kui sai küsitud, et mis on mootorsaagide puhul veel oluline peale massi, vibratsiooni ja mootori võimsuse. Olulised asjad mootorsaagide juures, millest veel varasemates osades ei ole räägitud, on kindlasti ketipiduri töö, heitgaasid ja müra. Ketipidurit ma kasutan ise küllalt tihti, enamasti siis, kui on vaja töötava mootorsaega kuskil ringi liikuda, siis ma lükkan selle ketipiduri niimoodi peale. Ketipiduri üks mõte on jah selles, et see kett siis ringi ootamatult käima ei hakkaks. Ja teine funktsioon ketipiduril on tagasilöögi korral keti järsk peatamine. Tagasilöök tähendab seda, kui kett läheb vastu puitu selle lati tipu ülaosaga, siis tekib selline olukord, et mootorsaag viskab selle lati niimoodi ülesse ja ta võib täiesti näkku tulla. Siin sellel mootorsael on isegi tagasilöögi kohta selline hoiatusmärk peal. Nii, vaatame kõigepealt, kui lihtsalt ketipidur selle tagasilöögi puhul peale läheb. Ja ketipidur peab peale minema hästi väikse jõuga ja lihtsalt. Tagasilöögi korral peab see ketipidur rakenduma hästi kiiresti. Ma hoian siit ülemisest käepidamist kinni, latt tuleb ülesse ja ta läheb mul siia käe vasta ja ketipidur rakendub. Makital läheb ketipidur peale küllaltki väikse jõuga. Stiilil läheb pisut suurema jõuga, aga võib öelda ka, et ikkagi suhteliselt kergelt. Ja Tolmari ketipidur rakendub sama väikse jõuga nagu Makital, natukene väiksema jõuga kui Stiilil. Ja sellel mootorsael rakendub ketipidur ikka väga suure jõuga. Töö käigus ma lükkan ketipiduri peale tavaliselt sellise liigutusega. Nii, ma vaatan nüüd järjest, kui mugav seda teha on.
kõige mugavam on ketipidurit kasutada tolmaril ja seda seetõttu, et see ketipiduri hoob on madal. Ta on madal selle käepidamise suhtes. Stiilil asub see ketipiduri hoova ülemine serv mõnevõrra kõrgemal võrreldes tolmariga. Ja Makital on ketipiduri hoova kõrgus käepidamise suhtes ka selline natukene kõrgem nagu Stiilil. Kui ma nüüd Makita või Stiiliga tööd tehes tahan ketipidurit maha võtta, siis ma pean näppudega siia nagu ülesse minema, mis on selline nagu ebamugav. Tolmari puhul on mugav see, et ma ei pea nende sõrmedega niimoodi siia kuhugi kõrgele minema. Ekol läheb ketipidur peale väga suure jõuga, aga maha tuleb lihtsalt. Ja ma ütleks, Eko ketipidurit on maha võtta sama mugav kui tolmari ketipidurit. Ma arvan, et nendel uutel saagidel ei ole see ketipiduri hoob tehtud selline kõrge, mitte juhuslikult, mitte et muuta seda kuidagi ebamugavamaks. Selle kõrgema hoova mõte on ilmselt selles, et mida kõrgem on see piduri hoob, seda varem rakendub ketipidur tagasilöögi korral. Nii ma vaatan veel korra, kuidas siis erinevatel saagidel see ketipidur töötab. Siin ei lähe ketipidur peal. Eko ketipidurit on ikkagi nii raske peale lükata, et seda ma töö käigus praktiliselt ei kasutagi. Tolmaril on ketipidurit töö mugav ja mugav seda liigutust nii teha, nagu ma praegu teen. On ka seetõttu, et saag ise on kerge. Makita ketipiduri kasutamine on mugavam kui Stiilil. Ja Stiili ketipiduri kasutamine on pisut ebamugav ka seetõttu, et piduri mahavõtmiseks peab selle hoova tõmbama väga lähedale siia ülemisele käepidemele. Alles siis tuleb ta maha. Ja see on näppudele pisut ebamugav. Makital tuleb see ketipidur varem maha. Mugavam on. Ketipiduri kasutusmugavus on kõige parem sellel, järgneb see ja suure vahega see. Kokkuvõtvalt ma ütleksin, et kõige parem ketipidur on Makital ja parem tolmarist seetõttu, et tolmari ketipidur ei ole nii ohutu tagasilöögi korral. Seega kokkuvõtvalt parim ketipidur on sellel, järgneb Stiil, tolmar, Retro Eco. Enne kui mootori mürast rääkida, on parem need saed käima panna, et siis oleks kohe värskelt kuulda, missugune on mootorite hääl tühikäigul ja töökäigus.
enda subjektiivsele arvamusele tuginedes saed müra järgi, paremuse järgi ritta. Stiili müratase ehk kui valida on selline keskmine. Tühikäigul on stiili müra tämber või selle heli meeldivus selline mitte midagi ütlev, neutraalne, aga tööd tehes kõrgematel pööretel meeldib mulle selle saemüra väga. Retro Eco on müra tasemelt, ma ütleks, kõige vaiksem. Kui üldse mootorsae kohta saab niimoodi öelda, et ta on vaikne, teeb kõige vähem müra. Tühikäigul on müra selline mõnus, meeldiv. Kõrgematel pööretel neutraalne. Ja viimast kohta jagavad Tolmar ja Makita. Forsseeritud Tolmari müratase on kindlasti kõige valjem, sest ma olen summutit ringi teinud. Tühikäigul on heli selline mitte midagi ütlev, natukene häirevalt vali võib-olla ja tööd tehes pisut meeldiv. Aga viimast kohta jagab seetõttu, et ikkagi müra on kõige suurem. Selle sae müratase on selline keskmine. Tühikäigul ja kõrgematel pööretel tööd tehes see müra meeldiv ei ole. Ma nüüd korraks kordan, missugust häält tegi minu arvates kõige meeldivam häälega saag ja kõige ebameeldivama mootori häälega saag. Ja mootori hääle meeldivus on päris oluline, vähemalt minu jaoks. Eelmistes osades ma olen rääkinud, et sellel stiilil on pisut rohkem võimsust madalamatel ja keskmistel pööretel, võrreldes näiteks selle Makitaga. Järgnevalt ma teen madalate pöörete võimsuse testi. Madalate pöörete test näeb välja selline, et ma panen sae tühikäigul töötavana selle jämedama tammeoksa peale ja siis vajutan gaasi põhja. Ja hindan seda, kui kerge või raske on sael ketti ringi tõmmata või kas ta üldse suudab keti ringi tõmmata. Saagidel on küll erinevad ketid, aga ma olen need teritanud kõik üsna ühesuguseks. Kui ketil asub sae enda mass, siis tõmbab mootor keti ringi. Kui ma vajutan natukenegi peale, siis mootor enam keti ringi tõmmata ei jõua. Järgmisena Retro Eco. See vana Eco on madalapöörde mootor ja kui Makital on 32 kuupsentimeetrit, siis sellel on 36 kuupsentimeetrit. Nii et ma ei imestaks, kui Eco on selles katses Makitast parem. Kuigi lõikekiirused kõrgematel pööretel on kindlasti Makita kasuks.
sarnaselt Makitaga mingit olulist massi siit saele lisada ei saa, muidu ta ketiringi ei tõmba, aga saab siit peale vajutada võib-olla ainult pool kilo või kilo massi rohkem, enne kui kett täiesti kinni jääb. Retro Eco on Makitast selles katses minimaalselt parem. Ja järgmisena Stihl. Ma muide ajan mootorid siin seda mändi lõigates eelnevalt soojaks. Stihl on selles katses üllatavalt hea. Ma ütleks, et keti kinni jäämiseks oli vaja siit rõhku avaldada nendel saagidel ainult, ma ei tea, kilo 2, siis siin sai, ma ütleks, võib-olla isegi 5 kilo peale pandud, enne kui kett kinni jäi. Ja see on üllatav. Varasema töö ja mulje põhjal sellest saest oli muidugi midagi sarnast oodata, aga nüüd eraldi sellist katset teha oli vahe ikkagi üllatavalt suur Stihli ja nende saagide vahel. Selle katse puhul on paremusjärjestus väga selge. Nii palju nagu Stihl on nendest saagidest üle, on forsseeritud Tolmar 410 üle Stihlist. Kui Makita ja Eco vahel on vahe väike, siis Stihli ja nende vahel on vahe suur ja vahe on suur ka Stihli ja Tolmari puhul. Sellel forsseeritud Tolmaril on madalatel pööretel väga-väga palju rohkem võimsust võrreldes nende kahe saega. Nüüd oleks hea korraldada mingisugune selline katse ka, mis näitab mootori võimsust keskmistel pööretel, aga seda on suht keeruline teha ja seda tegelikult ei olegi vaja teha, sellepärast ma olen nende saagidega nüüd hiljuti nii palju tööd teinud, et ma tean, kuidas need saed käituvad siis, kui rohkem peale vajutada. Kui peale vajutamisega suruda need kõrged pöörded alla niimoodi, et gaas on kogu põhjas. Ma ütleks, et võimsus keskmistel pööretel on samamoodi kõige suurem forsseeritud Tolmaril, järgneb Stihl ja siis need kaks saagi. Saagide mootori maksimaalvõimsusi ma olen saatesarja eelmistes osades sisuliselt testinud, kui ma olen mõõtnud neid läbilõikeaegasid. Kõige väiksem maksimaalvõimsus on sellel Retro Ecol. Stihl ja Makita on enam-vähem võrdsed. Võib-olla Makita maksimaalvõimsus on grammi võrra suurem.
ja ülekaalukalt kõige võimsam maksimaalvõimsuse poolest. Ja ka siis madalatel ja keskmistel pööretel on see forsseeritud tolmar 410. Maksimaalne võimsus Ecol on umbes 20–30% väiksem Steelist ja Makitast. Makita ja Steel on umbes võrdsed ja forsseeritud tolmari maksimaalvõimsus on kuskil 1,6–1,8 korda suurem Makitast ja Steelist. Ma teen siia valgele paberile nüüd graafikud, mis selgitavad saagide mootori võimsusi. Ma ei pane siia täpseid mootoripöördeid. Ma märgin siia lihtsalt piirkonnad. Ütleme, et selles piirkonnas on mootori pöörded madalad. Siin on keskmised. Kõrged ja väga kõrged pöörded. Ja kõige võimsam saag on mul forsseeritud tolmar. Kui tolmari maksimaalvõimsus on siin, siis Steelil ja Makital on ta umbes selle koha peal ja Retro Eco mootori võimsus on umbes 25–30% väiksem Steelist ja Makitast ehk vast kuskil siin. Mul on teada, et Retro Eco maksimaalvõimsus saavutatakse kuskil kõrgete ja keskmiste pöörete vahepeal. Ehk siin graafikul asub Eco maksimaalvõimsuse punkt umbes selle koha peal. Ja tühikäigul ehk hästi madalatel pööretel võiks see võimsuse punkt asuda näiteks siin. Võimsuse sõltuvus pööretest näeb Eco puhul välja umbes selline. Kui Eco pöörded tõusevad kõrgemale, siis hakkab võimsus ka langema. Makita mootori võimsus tundub olevat suurem Ecost ja see maksimaalvõimsus saavutatakse kõrgematel pööretel. Ma ütleks, et siin kuskil kõrgete pöörete ülaosas. Seega Makita maksimaalvõimsuse punkt asub siin. Ja minu madalate pöörete test näitas, et Makita võimsus tühikäigul jääb hästi pisut Ecole alla. Seega Makita võimsuse sõltuvus pööretest on umbes selline. Steeli mootori võimsuse iseloomustamiseks ma võtsin sobiva oranži värvi ja minu subjektiivne kogemus ütleb, et Steeli võimsus on sama, mis Makital, võib-olla jääb hästi pisut Makitale alla. Ja Steeli maksimaalvõimsus ei saavutata nii kõrgetel pööretel nagu Makital, aga kindlasti kõrgematel pööretel kui Ecol. Seega Steeli maksimaalvõimsuse
punkt asub siin. Aga stiilil on iseloomulik rohkem võimsust madalatel pööretel. See punkt peaks nüüd vastama stiili tulemusele selles minu madalate pöörete testis. Ja stiili graafik mootori võimsuse sõltuvuspööretest näeb välja minu subjektiivse tunnetuse põhjal umbes selline. Ja forsseeritud Tolmar 410, selle mootori võimsus on suur ja saavutatakse umbes sarnastel pööretel nagu stiili maksimaalvõimsus. Ja see maksimaalvõimsuse punkt on siis kuskil siin. Forsseeritud Tolmaril on ka väga madalatel pööretel kõige rohkem võimsust. Ja kogu graafik on umbes selline. Nii, ma kirjutan siia kohe juurde ka, mis graafik missugusele saele vastab. Makita võib olla maksimaalvõimsuselt pisut võimsam kui stiil. Kui näiteks aja peale hakata läbi lõikama seda männitüve, siis Makitaga võib saada paremad tulemused, lühemad läbilõikeajad. Mitte palju, aga võib-olla pisut. Kui Makitaga lõigates õnnestub pöördeid hoida selles piirkonnas, siin kõrgete pöörete piirkonnas, stiili tugevus võrreldes Makitaga näiteks tuleb välja siin. Madalatel ja keskmistel pööretel, näiteks siin keskmiste pöörete keskosas, on stiili mootori võimsus nii palju suurem. Igapäevast reaalset tööd tehes ei õnnestu kogu aeg lõigata sellistel pööretel, mille korral siin mootorite võimsused on maksimumi lähedal. Madalamatel pööretel on stiil Makitast võimsam ja seda tunneb tööd tehes väga selgelt. Tänu sellele suuremale võimsusele madalamatel ja keskmistel pööretel ei jää stiili latt puitu nii lihtsasti kinni kui Makita latt. Mõlemal, nii stiilil kui Makital on 32 kuupsentimeetrit töömahtu. Ecol on 36 ja Tolmaril 39. Sellel graafikul ja muidugi ka siis saagide mootorite töös reaalselt on kaks asja, mis mulle muljet avaldavad. Üks on muidugi see, et Tolmari mootori võimsus on nii suur. Ja teine, et stiili ainult 32 kuupsentimeetrine mootor töötab nii hästi, nii võimsalt madalatel ja keskmistel pööretel. Ja kaks asja, mis on pigem kesised, on muidugi see, et Eco kõrgetel pööretel ei suuda praktiliselt mitte midagi ära teha. Ja muidugi maksimaalvõimsus on ka tagasihoidlik. Eco on selline madala pöörde mootor, aga vaatamata sellele madalamatel pööretel jääb ta ikkagi stiilile alla.
kuigi töömahtu on rohkem. Ja põhjus on lihtsalt selles, et sellisena need mootorid ehitati. Kui selle tolmari mootorit ei oleks forsseeritud, siis võiks see tolmari võimsuse graafik olla, ma arvan, umbes selline. Originaalis oleks see tolmari 39 kuupsentimeetrine mootor ikkagi kõikidel pööretel, ma arvan, stiilist võimsam, aga muidugi mitte nii palju nagu forsseeritud kujul.